Soovin kõigile õnnistatud Jeesuse Kristuse sünnipüha. Täna on esimene jõulupüha ja mõtleme jõuluevangeeliumi sõnumi üle. Me näeme jõuluevangeeliumis ingleid, kes ilmuvad karjastele. Näeme karjaseid, kes ruttavad Petlemma, et olla tunnistajateks sellest, mis on sündinud. Me kuuleme ka, kuidas targad kaugelt hommikumaalt võtavad suuna Petlemma suunas. Me näeme ka Joosepit ja Maariat. Ja jõuluevangeeliumi lõpus on kirjas, et Maaria jättis kõik need sõnad meelde ja mõtiskles nende üle. Need sõnad, mis ta meelde jättis, olid inglite poolt karjastele edastatud. Minge ja rutake nüüd Petlemma, sest teil on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Maaria kandis südame all Jumala poega. Jumala poeg on sündinud meie kõigi jaoks, et meiegi südames oleks rõõm ja rahu ja et me võiksime teda järgides, temasse uskudes, pärida ise ühel päeval igavese elu. Aga jõuluevangeeliumi üle on mõtiskletud juba üle 2000 aasta. Mõtiskleme ka meie selle sõnumi üle, mis on täis armastust, rahu, usaldust, üksteise mõistmist. Jeesus ütleb, mina olen maailma valgus. Kes minu järel käib, ei käi pimeduses, vaid temal on eluvalgus. Advendi aeg on mööda saanud ja täna põlevad kuusel ja kõikjal mujalgi kirkalt kõik küünlad ja kõik on valge. Jeesus on sündinud. Maailma valgus on meie juurde jõudnud. Kaunist jõulupüha!